Tere! Täna on Kuu-uurija viimane saade, sest kohe algavad jõulud ja Kuu-uurija jõulumeeleollu ilmselgelt ei sobi. Nagu alati lõpetame me hooaja suure pauguga. Seekord ka täna. Ainult Kuu-uurijas, mis toimub Elva gümnaasiumis. Abituriendid käivad tunnis 100% kohal. Kuhu on kadunud puudumised, kursuse tööd, kohe saame teada, mida arvavad sellest õpetajad ja abituriendid ise. Ja olemegi kinni püüdnud meie esimesed noored, kelle käest me küsime, miks õpilased käivad nii palju koolis? Seda, et 100% tulebki ju koolis käia. Me ei saa anda endast 99% või natuke vähem. Me peamegi käima 100%, et see on täiesti mõeldamatu, et ma ei tule kooli. Me anname endast kõik, me anname endast 100% ja nad ikka vinguvad. No kuidas ma saan siis koju jääda, nagu kõik on arvestanud minuga, et meil on ju, me peame käima, kõik puudumised pannakse sisse, bussijuht on hommikul arvestanud, ma tulen temaga. Mõtle, kui üks hommikul ei tuleki, ta jääb mind ootama, teised jäävad ka hiljaks. Nagu kool on selline koht, kus ma olen alati tahtnud käia, ma tulen alati kohale, palavikuga olen käinud, ma olen käinud külmapühadega koolis, sest kool on nii tähtis, haridus on nii oluline, iga viimnegi kui tund on meile oluline. Ja nüüd püüdsime kinni kohe õpetaja. Mida te arvate sellest, et 12. klass käib 100% koolis? Tõesti, fakt juba ja Elva kool ongi selle nahka läinud sisuliselt 12. klass. Kogu aeg pidevalt käib kohustuslikult koolis. Ja õpib ka sisuliselt ainult viitele. Ma ei tea, midagi tuleb ette võtta. Haridusministeeriumisse on saadetud väga palju kirju juba, märgukirju, ja sealt ei ole ka. Ma ei tea, hullu maja. See on Elva kooli lõpp, ma arvan. Jah. Mul pole sihukest klassi ei varem olnud. See on täiesti crazy. Eile näiteks käis saksa keeleõpetaja 100% jälle kogu aeg kohal. Oleks mõni päev ka, mõni puudu. Absoluutselt ei ole. Siis ma helistan vahepeal lapsevanematele. Mitte mingit kasu ei ole. Põhimõtteliselt lapsevanem ajab hommikul lapse jälle kooli, isegi siis, kui ta natukene ei ole haige on. Mitte mingit kasu. Ma ei tea, jah. Eelmistel klassidel ikka oli mingisuguseid puudumisi siin, seal. Vaatangi arvutist jälle. Kõik kohal, 100%. Ma ei oska midagi peale hakata. Ja just selline sai selle hooaja viimane Kuu-uurija saade. Loodame, et noored leiavad mure oma probleemile ja koolielu võib jätkuda nii, nagu ta on seni jätkunud. Mina soovin omalt poolt koos Kuu-uurija meeskonnaga kõikidele häid jõule ja ilusat aastavahetust Kuu uurimiseni. Ütle, kui filmid.